Miks selle Kiisu magamiskoht just sinu toas on? Sest ta harjus siin esimesena magama ja sest ma panin siia ükskord teki ja siis ta tuli ja siis ta hakkas siin magama. Kui me ta siia tõime, siis ta oli pidevalt kadunud kuskil, siis me otsisime teda ja ta oli peidus pidevalt kappides või kirjutuslauas ja seal kirjutuslaua alla ta oli kõige parem ja lihtsam minna. Devon Rex on eriline oma lokis kasuka, suurte kõrvade ja kitsa nina poolest. Peale selle on ta sobilik allergikutele. Kuna mul endal on kassi allergia, siis ma valisin ta just sellepärast meile. Nende karvkate on krussis sellepärast, et see pidavat olema selline geenmutatsioon nendel. Ta näeb nagu lammas, sest ta on lambakarv, aga lihtsalt vähem. Sally on ka eriliselt väike, ehkki sai hiljuti juba 1-aastaseks. Kuna ta on pesakonna selline nõrguke oli, siis ta jääbki selliseks väikeseks, et tema enam väga palju ei kasva. Ta on kuskil 2 kilo. Devon Rexid on ka üldiselt tavalisest kodukassist veidi väiksemad ja kaaluvad 3,5 kuni 4 kilo. Tavaline kodukass kaalub 4-6 kilo. Kai käis oma Kiisut aretaja juures mitu korda vaatamas enne, kui koju tõi. Ma tahtsin ikka täiesti kindel olla, et kas ta on ikka meie perenäoline kass. Ja seal pesakonnas oli tõesti ka teisi kasse, kes olid tema sarnased, aga mulle meeldis tema just sellepärast, et oli nagu kõige väiksem ja õrnem oli. Ja siis ma tundus, et ta on just see õige meile. Kui muidu on kassidel nii aluskarv kui ka pealiskarv, siis Devon Rexidel on ainult aluskarv. Selle tõttu on neil vaja kanda külmemal ilmal, näiteks midagi sooja seljas ja meil on talle väike kampsun. See on mütsik. Ja kampsun ja mütsik, et kui taga on vaja arsti juurde minna, et siis me paneme talle kampsuni selga. Aga et nii väikeseid traksi ei ole veel õnnestunud leida, pole korralikule jalutuskäigule Sallit veel viidud. Mulle meeldib, et ta mind üles äratab, sest ma magab väga kaua. Ja et ma ei jääks bussist maha. Kui sa hommikul kooli lähed? Kui ma koolis koju jõuan, ta tuleb mulle vastu ja ta paisada. Ükskord ta tuli mind kallistama. Peale muu põneva on Devon Rex ka väga hinnaline tõug. Meie saime 1300 euro eest, aga teine aretaja pakkus 1600 juba. Ja mis sa arvad, miks ta niimoodi istub? Ta on inimene. Need on hästi intelligentsed loomad, et nad pidid hästi kergelt õppima trikke, aga meie veel pole niimoodi usinasti õpetanud ja neile jääb perenaise või peremehe nimi selgelt meelde ja nende enda nimi. Vähemalt nime me talle juba selgeks õpetasime. Sally, tule siia! Tule siia! Sally! Kuna devonid on hästi tundlikud ja sellised lähedust otsivad kassid, siis nad otsivad lähedust oma armastatud inimese kaela juures ja siis nad ronivad sulle siia niimoodi õla peale ja siis nad istuvad õla peal nagu papagoi. Ja vahepeal, kui me teeme näiteks külmkapi ukse lahti, siis nad hüppavad sul sinna selja peale, et vaadata, mis seal külmkapis on. Ja ülimalt sõbralikud, ka väikeste lastega. Sally lubab endaga teha mida iganes. Meil on üks nukuvanker ja ma panen sinna ühe väga pehme teki ja siis vahest, kui ma panen ta sisse, siis ta pikutab ja siis, kui ta on seal, siis ta on nagu jänku, sest siis ükskord ta jäi magama sinna. Devon Rex on pärit Inglismaalt, Devonist, kus 1959. aastal sündis tavalise tänavakassi pesakonda üks lokilise karvaga poeg ja sest peale hakati teda aretama. Eestis on neid praegu umbes 200-300, arvab Devon Rexi aretaja Ivika Kolk. 20 aastat tagasi, kui tema esimese kassi võttis, oli vaid üks pesakond. Praeguseks on aretajaid 3. Ja Devon Rex ei pea olema vaid selline hele nagu Sally, vaid lubatud on kõik värvid ja mustrid.